Tere, te vaatate saatesarja Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Poltovski. Tänase saate eesmärk on televaatajaid mõtlema panna selle üle, kus kohast on pärit Eesti rahva kultuur ja millist eluhoiakut me kanname. Meid kutsutakse Euroopa kristliku maailma kuulumise tõttu ka samuti kristlasteks. Samas sotsioloogide andmetel on ainult 28% Eesti rahvast religioossed ehk tunnistavad end uskuvat Jumalat. Ja Eesti president proua Kaljulaid on öelnud, et ilmalik riik on parim viis võõrmõjude vastu, ehk siis ta pidas silma islami invasiooni. Meil on täna külas Eesti Evangeelse Luteruse Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja kirjandusteadlane, publitsist, Tallinna Ülikooli kirjanduse ja kultuuriloo professor Rein Veidemann, kes on ühtlasi ka äsja valitud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu juhiks. Milline siis on Eesti rahva selline sisemine hoiak? Kas me oleme kristlased, kuuludes Euroopa kristlike rahvaste hulka? Mulle tundub, et me ikka oleme. Võib-olla me ei oska enam rahvana või kui üldistada, me ei oska seda võib-olla ise enam nõnda defineerida või meie inimesed ei oska öelda, et see elu, mida me siin elame, ongi kristliku Euroopa tavapärane elurütm. Me ei oska lihtsalt seda nõnda nimetada. Just täna oli vestlus Tartu Ülikooli usuteaduskonna inimestega ja kui küsimuse all oli, et üliõpilased, kes astuvad ülikooli, tahavad hakata õppima teoloogiat, siis võib juhtuda, et mõni kuu hiljem nad alles saavad aru, mida tähendab sõna teoloogia. Ehk siis teatud terminoloogia on kadunud meie keelest ja inimesed ei oska enam neid asju enese jaoks avada ja sama asi võib juhtuda ka sellega, et kui küsida inimese käest, kas ta on luterlane või kristlane, siis ta on segaduses, aga kui küsida, kas ta usub näiteks Jumala olemasolu või kõrgema jõu olemasolu, siis ta ütleb märksa kindlamalt jah. Inimesed ei oska enam ennast väljendada. Ja ei, ma olen sama meelt, et põhimõtteliselt me oleme ristirahvas. Me oleme ristitud 13. sajandi algusest peale ja kui täpsustada nüüd omakorda, siis selle ristirahvana esindame me valdavas enamuses läänekristlust. Kuni sinnamaani, et Eestis endas kulgeb läänekristluse piir. Nii et me oleme mõnes mõttes läänekristliku maailma eelpost, aga ka võib-olla siis tagala. Oleneb vaatepunktist. Ja tõepoolest ma lugesin äsja väga olulist, peapiiskop Viilma väga olulist artiklit Postimehes, kus ta räägib sellest meie siis kristlikust olemisest. Et nii nagu iga inimese identiteedis on tema põhiosa, on see identiteedis oma kontsentrid. Ja eestlastel samuti, ma ütleksin, et seal kuskil sügavuses algselt oli nagu paljudel rahvastel, loodusrahvastel animism, siis loodususk, mis ei ole kuskil kadunud, mis on transformeerunud erinevatesse kommetesse ja talitutesse, aga siis tuleb kristlus, mille tulek tõesti, nagu ka minu hea õpetaja Toomas Paul on öelnud, et eestlastel oli ristimistrauma, et ta on nüüd traumaatiliselt ja peapiiskop Viilma ka sellele osutab oma artiklis. Vähe sellest, jällegi ma pean teid tsiteerima, oli ju seal kirjas ka see, et hiljem me ei saanud oma nii-öelda usupõhist elu kuidagi püsivamalt kujundada, sest tulid mitmesuguseid katastroofid, segavad faktorid, sõjad vahele, nii et me olime tallermaa ja seetõttu meil olid katkestused, nii nagu on ka Eesti kultuuris endas olnud katkestusi, nii oli ka meie siis kristlikus olemises ja enesetunnetuses, et me oleme kristlased. Paljud eestlased ei tunnista ennast võib-olla kristlasteks selle tõttu, et nagu ütlesite, ristimistrauma, et kui ristisõdijad tulid
12–13 sajandil Eestimaale, et seda võetis väga vaenuliku aktina ja seda traumat kantakse vist tänaseni kaasa. Mis te ütleksite selle peale? Võib-olla on siin veel selline topelt trauma või teatud mälu ümberformeerimine toimunud ka. Ma arvan, et need, kes 13. sajandil ja sealt natukene edasi mõtlesid nendele sündmustele tagasi, nemad võib-olla ei näinudki seda väga suure traumana, sest nad elasid hoopis teises kontekstis ja teises ajastus. Me oleme ise sõnastanud selle tõenäoliselt oma iseseisvumise protsessis, ütleme siis 19. sajandi keskpaigast kuni siis iseseisvuse väljakuulutamiseni sealt edasi juba me oleme teda ise siis traumaks hakanud kujundama. Aga ja siiamaani me võtame nagu 700 aastane orjaöö. Ma tahtsingi öelda, ehk siis me võtame eestlastena, ma vabandan nende televaatajate ees, kes on juba seda kuulnud, ma sageli kasutan seda näidet, et me võtame oma 13. sajandil toimunud ristimist isiklikult. Meile tundub, et Eesti Vabariik võeti meie käest ära juba siis 13. sajandil, aga kui me mõtleme tollast Euroopa kaarti, siis see oli valge laik, need Balti riigid oli valge laik, meist idas oli kristlik Venemaa, meist põhjas olid kristlikud Põhjamaad, Euroopa oli juba kristlik ja see oli ainult aja küsimus, milline valitseja selle valge laigu võtab. See on nagu mobiilioperaatorid. Mäletate omal ajal, kui esimesed signaalid hakkasid tulema, siis joonistati meile kaarte, et milline operaator on juba millise küla ära katnud leviga. Sama asi oli, me ei saa isiklikult võtta, et üks operaator või telekanal või raadiokanal nüüd ulatub jälle ühe külani ja teine ei ulatu. Aga me oleme sellest teinud nüüd isikliku trauma. Aga see ei ole isiklik. Ehk siis vaadates Euroopat suures pildis oli see päris asjade loomulik kulg. Ja siis ei olnud ka nii, et üks rahvas või rahvus või riik alistas teise. See oli tegelikult kuningate või tollaste valitsejate omavaheline võidujooks, kes siis saavutab endale suurem ala ja kahjuks eestlased või meie esiisad, esiemad ei olnud suutnud koondada rahvast nii palju, et siin oleks olnud üks isegi rahva hõim, vaid siin olid tegelikult sõditi ju omavahel küladki ja maakonnad tollased kiskusid omavahel. Nii et erinevalt Leedust, kes viimasena võttis vastu, aga oli sel juhul juba kujunenud välja nii-öelda ühtsena ja siis nemad võtsid viimasena sellest regioonist vastu ristiusu. See oli vist peaaegu üle 100 aasta hiljem, kui eestlased vallutati, eks ole. Ja. Me tähistame tänavu 500 aasta möödumist reformatsioonist, reformatsiooni algusest. Eestis oli pikk protsess tegelikult, ei käinud mitte mõne päevaga revolutsiooniliselt. Et teie ütlesite, Rein Veidemann, ühes oma Postimehe artiklis 2016. aasta novembris, et me oleme kõik Martin Lutheri pärijad. Mida te täpselt sellega mõtlesite? No mõnes mõttes otseselt mõtlesin seda, sest et me oleme kas või tema katekismuse pärijad ju see, mis hakkas tulema kõigepealt ja mis ära keelati muide kohe. Nii ära keelati, et me õnnestus leida täiesti pooljuhuslikult ühe köite kaante vahelt siis 1535 katekismuse jäänused ja sellest alates peale me loeme oma raamatu siis ajaloo algust ja mõnes mõttes ka siis raamaturahva algust. Ja see oli juba eestikeelne, eesti, saksa, ladina segakeelne tekst, mis siis hiljem peegeldus katekismustes selles olemasolevas keeles, mis tookord oli. Nii et selles mõttes otse tema pärijad kohe. Aga ka metafoorselt, kaudselt, sellepärast, et Luther oli ju see, kes peapiiskop muidugi oskab siin nüüd võib-olla täpsemalt väljendada, aga mina jälle toetun ja meil on väga ühine autoriteet
Tartu Ülikooli teoloogist õppejõud Marju Lepajõe, kes just äsja on ka kirjutanud mitu sisukat käsitlust ja seejuures ka Luterist kirjutanud ja portreteerinud ja nüüd on ilmunud ka Luteri teoseid eesti keeles, mis on erakordselt tähtis, kultuurifakt, erakordselt tähtis. Nii et võimaldab meil eesti keeles lähemalt otse lugeda tema enda töid. Siis Luter oli 2 põhimõtteliselt printsiipi. Inimene peab saama kõnelda oma jumalaga emakeeles ja teiseks inimene peab saama näha siis seda jumala sõna, mis on kirjas, aga kuidas ta saab seda näha teistmoodi, kui ta ei oska lugeda. Nii et need 2 printsiipi avanesid, arenesid ja muutusid meie kultuuri alusprintsiipideks, mis teevadki meist lugejarahva, vähemasti on teinud meist lugejarahva, raamaturahva ja ka kultuurrahva. Ja see on muidugi erakordselt ja see on erinev muide. Nüüd isegi idakristlusest, kus seda lugemistarvidust ei ole rõhutatud, vaid seal olid vahendajad, siis katoliikluses samamoodi katoliikluses ja idakristluses, kui vahendajateks on preestrid ja ei ole, ja seal on lausa keeleliselt erinev, ei pääse ligigi, näiteks kirikuslaavi keel on täiesti peaaegu lugema. Väga keeruline. Väga keeruline. Sekundeeriksin kohe, et jah, mitte ainult kirikuslaavi keel, aga tegelikult oli ju ka tõesti see, mida te ütlete, oli ju ladinakeelne vulgata, ehk siis piibeli tõlge ladinakeelne ja kui meil on täna arusaam ja luteriku kiriku põhimõte olnud see, et luteri kiriku vaimulikkond peab olema haritud. Ta peab olema hästi haritud, et ta maavaimulik oleks suuteline õpetama inimesi. See õpetuse pool on väga oluline luteri kirikus olnud. Siis me ei tohi ära unustada seda, et mõnel pool võis olla nii-öelda olukord, mis siis sundis ka Martin Luterit neid asju, neid protsesse algatama selline, et preester ise, kes luges ladinakeelset piibliteksti ette või viis läbi jumalateenistust, ta ei pruukinud ka ise tegelikult sellest keelest aru saada. Ta oli ära õppinud need väljendid, mida ta peab kasutama, ta luges need ette, inimesed olid kirikus, nad kuulsid seda ja see jäigi tegelikult kohale jõudmata inimestele, ka preestrile sageli ise. Nii et see on üks olulisemaid asju tõepoolest, mida härra Veidemand välja toob, kultuuri rahvaks kasvamine või saamine läbi siis emakeelse kirjasõna lugemis-kirjutamisoskuse ja sealt edasi me jõuame tegelikult oma iseteadvuse või rahvusliku eneseteadvuse juurde välja 19. sajandil, kuni sealt arenes siis juba see iseseisvus, ihalus ja Eesti iseseisvuse väljakuulutamine ja Eesti ka kirikuelu siis nii-öelda oma kätte võtmine siis 100 aastat tagasi. Härra peapiiskop jõudis just selle järgmise küsimuseni, mida ma tahtsin esitada, et mulle üks kultuuriasjatundja ütles, et isegi meie laulupeod, meil nüüd kuu lõpus 30. juunil hakkab noorte tantsu- ja laulupidu ja isegi meie laulupeod on pärit tegelikult teatud mõttes reformatsiooni juurtega. See sama, millega teie ütlesite, et me oleme raamaturahvas ja sealt edasi tekkis tahtmine ennast maksma panna, kultuurrahvana laulupeod hakkasid sealt peale ja nii edasi. Kas see vastab tõele? Jah, muidugi. Juurestik on kõik seal. Ta on Lõuna-Saksamaal tulid. Tõsi küll, sellega kaasneb ise üks luterliku kiriku usulahk, nimelt vennaste koguduse liikumine, kus palmemajades lauldi ja üldse tähendab kogu vennaste koguduse liikumist tuligi Lõuna-Saksamaalt, levis Eestisse siis 17. sajandil. Ja pasunakoorid. Ja kõik need olid kõik kirikute juures. Esimesed koorid olid kõik kirikutes. Ma ei räägi sellest, et kogu see laulukultuur, koraalide ja selle esindamine on täpselt samuti. Oli ikkagi kiriku löövide all, seal võlvide all, ega siis kuskilt aasa pealt see meie laulupeo traditsioon ei sündinud. Seda enam on huvitav tähele panna, osutada ka sellele, et iseenesest eestlased on tõepoolest, ütleme nii, ürgselt
väga suur laulurahvas, aga mida nad laulsid? Nad laulsid nimelt regilaulu. Nüüd regilaul erineb totaalselt sellest koorilaulust, mida me oma nüüd laulupeo traditsioonis oleme viljelnud. Ehkki regilaulu on töödelnud, Veljo Tormis on seda töödelnud. Ma tahan osutada sellele, et regilaulu lauldakse eeslaulja abil ja tulevad seltskond järele. Nüüd koorilaulu puhul on aga kõik ja vähe sellest, nad on ka mitmehäälselt. Regilaul tuleb ühehäälselt, eeslaulja siis viimase rõhuta silbilt tulevad järele. Nii et see on põhimõtteline erinevus, et me oleme küll laulurahvas, aga selle laulukultuuri ja koorilaulukultuuri saime koos kristlusega võiks öelda siis. Kui palju praegusel hetkel kirikutes koorilaulu arendatakse, kultiveeritakse ja nii edasi? Väga palju ja siin on põhjust minna isegi tagasi nõukogude aega, sellepärast, et koori tegevus oli ainus tegevus, mida nõukogude ajal koguduste juures ära ei keelatud. Erinevalt lastetööst või muudest sellistest eri valdkonna töödest, siis koorilaul kestis edasi ja meil on siiamaani iga aasta on mõnes Eestimaa paigas vaimulik laulupidu, selline väikene lokaalne. Selgi aastal mõne nädala pärast on Suure-Jaani muusikafestivali raames on ka vaimulik laulupidu. Ja koore, kui me räägime näiteks Luteri kirikust täna, et kui meil on 167 kogudust, siis umbes 130 me räägime sellest 167 kogudus umbes 130-120 muusikakollektiivist, kes siis tegutsevad nendes kogudustes jätkuvalt. Ehk siis meil on hõlmatud pidevalt kirikus ligi 3000 inimest koorilauluga. Ja peapiiskop juba osutas sellele, et just nimelt see koguduste olemasolu, sest luterlik kirik toimib koguduste kaudu ja koguduse olemasolu peegeldus tegelikult ka rahva nii-öelda kujunemisel rahvuseks. See oli ka rahvus on üks kogudus. Rahvus on üks kogudus, see koguduse tunne ja sellest ma olen ka kirjutanud juba mitmes artiklis. Ja seal muidugi mängisid ka need vennaste kogudused, nende sõnas on juba see vennaste kogudus. Ja näiteks, kui Jakob Hurt, kõik nad on pietistliku taustaga, Jansen, Hurt, ja kui Hurt peab oma suurejoonelise kõne esimesel üldlaulupeal, 1869, siis kuidas ta pöördub? Vennad, eestlased, meie Eesti vennad, Eesti õed. Nii et see on tüüpiline koguduselik lähenemine ja sealt see toob meile esile just nimelt selle, et ka meie nii-öelda rahvuseks kujunemisel just nimelt see koguduse tunne ja religioossus oli kahtlemata mängis väga olulist rolli. Kas võib öelda seda, et kultuur üldse on religioosse taustaga või kuidagi sellelt pinnalt võrsuma hakanud? No eestlaste puhul peaks kindlasti ütlema, et kui eestlased üldse midagi usuvad, see on kultuuri usku. Isegi kui nad on selle kultuuri suhtes, ütleme siis tarbijad, see on väga halb sõna, aga kui nad lihtsalt passiivselt seda vastu võtavad, aga nad siiski tajuvad, et see on see, milles nad tunnevad üksteist omavahelist sidet. Nii et jah, ja siin muidugi on teatud kummalised, kui me nagu tänapäeva rohkem tuleme, siis on teatud tendentsid küll, mida me nii-öelda kiriku poolt märkame, et me hakkame aeg-ajalt tajuma, et kirikut hakatakse asetama millegi pärast vahel väljapoole seda kultuuri konteksti, ehk siis kino, teater, kunst, muusika, see on kultuur, aga kirik jääb kuidagi välja. Miks ma seda ütlen? Ma mäletan mõned aastad tagasi, mitte tänase valitsuskoalitsiooni ajal, vaid ma arvan, et see oli juba üleeelmine või üleüleeelmine, kui viimati arutati Eesti kultuuri arengukava ja oma eelkäija Andres Põderiga, peapiiskop Andres Põderiga käisime kultuuriministri juures ja meil tekkis küsimus, et miks ei ole kultuuri arengukavas, spordi arengukava on veel eraldi, miks ei ole kultuuri arengukavas mitte ühtegi korda nimetatud kirikut, mitte mingisuguses kontekstis. Ja siis tollane kultuuriminister
kogenud poliitikuna muidugi, ütles, et aga et härra peapiiskop, et kirik, see on ju osa suurest kultuurist, me tajume kirikut igal pool, kus te siis seda vaatate, mis tahes valdkond see on see siis kunst või muusika või midagi muud. Aga muidugi peapiiskop küsis ka, et aga kui te eelarvet arutate, kas teil siis meenub ka, et ka kirik on see kultuuri osa ja nüüd inimarengu aruanne, mida alles hiljuti esitati, ka sealt ma lugesin ühest nendest artiklitest, vabandan, et ma ei mäleta, kes seda kirjutas, aga seal juhiti tähelepanu sellele, et me oleme kultuuri täna viinud väga kitsale pinnale, et kultuur on tegelikult väga lai. Kõik see, mis meie ümber toimub, on osa kultuurist ja selle koha pealt vaadates loomulikult ei saa kirikut kuidagi eraldi välja tõsta sealt, et ta ei ole asi iseenesest, vaid ta on osa sellest meie eestlaseks olemisest. See tuleneb ilmselt sellest dogmast, mis on käibetõeks muudetud, et kirik on lahutatud riigist. No tohoh, ma ei tohi siin midagi emotsiooni langeda, aga see ei ole ju nii. Ja seda te ise kirjutasite, me teame seda. Palun võtke ette Eesti põhiseadus, te näete, seal ei ole kuskil öeldud, et ta küll on lahutatud, aga see ei ole põhiseaduse vaimus, see ei tähenda seda, et kirik oleks nagu väljaspool seisevat ühiskonda, ammugi kultuuri. Ja eriti teeb meid kurvaks see asjaolu, kui me nüüd räägime rahast ja kui me räägime eelarvest, millele härra peapiiskop ka osutas, siis näiteks kirikud, et nende hoidmine, ülalpidamine, rääkimata sellest, et nende taastamine, nende säilitamine, seal peaks ikka riik tõepoolest palju aktiivsemalt osalema, seejuures ka eelarveliselt. Ma ei jõudnud kuidagi ära kurvastada. Me käime tihti, sõidame Tallinna-Tartu vahet ja meie keskpunkt on Anna kirik ja minu tütre nimi on ka Anna-Maria. Kunagi ma mõtlesin, et ta võiks ristitud ja abielluda Anna kirikus. Kui ma see mööda, mind tohutu valu pistab alati südames, nähes seda väikest kirikut. Nüüd ma kuulen, et see siiski on õnnestunud kokku koguda, kogudus on kokku kuivanud, on ainult surnuaed veel järel ja mõnikümmend inimest koguduses, aga nüüd on õnnestunud siiski saada raha, et see kirik kuidagi viisi taastada selles mõttes, et ta oleks nii-öelda kasutatav ja et sinna oleks hea minna, et sa tunneksid, et sa oled oodatud ja et see on püha koda. Nii et see midagi seal liigub, aga peapiiskop teab muidugi paremini, aga põhimõtteliselt peaks kuidagi viisi olema see kiriku või see Eesti riigi osalus nähtav kas või nende kirikute haidata, tähendab evangeelsel Luteri kirikul seda kirikute nii-öelda hästi, võib-olla ei ole õige sõna, aga infrastruktuur, vabandust väga, aga iseenesest nad ütleksid niimoodi, taristu. Jah, see on taristu. See on ja siis jumalateenistuse püha sakraalsete hetkede kogunemiskohtade taristu. Kui me räägime selles keeles, nagu praegu meieni majandusinimesed ja poliitikud rääkida tavad. Ma tahtsin küsida teie käest seda, et mulle tundub, et Eesti Vabariigi, taas iseseisvunud Eesti Vabariigi alguses, 90. aastate alguses, oli Eesti riik kuidagi religiooni ega Luteri kiriku suhtes kuidagi kaasavam, kui ta praegu seda on. Ja see väljendub ka väga paljudes eriti just noorema põlvkonna inimeste suhtumises religiooni. Väga paljud on nõus ennast tunnistama budistideks, kes on Krishnaid ja kes mida iganes. Aga kui küsida ta käest, et kulla sõber, et sa ju ei tunne oma enda esivanemate religioonigi, siis ta jääb sul nagu pikalt otsa vaatama, mis sa mugas küsisid? Muidugi, vabandust, kohe, ma tahtsin vabandust, et ma üldse natuke emotsionaalseks lähen, aga ma tahan öelda, et see, mis te ütlesite, need on küll marginaalsed vähemused, kes ennast, aga nagu me üldse ühiskonnas näeme, vähemused nad on alati kuidagi või nähtavamal rohkem, nii et nad on kuidagi eredamad pinslilöögid. Ja, nii et selles mõttes ikkagi Luteri kirik tähendab koos oma kooslusega
sinna liikmeskonnaga on ikkagi praegu suuruselt teine kirik, vist õigeusu selle koosluse järel. Jah, kui me võtame aluseks rahvaloenduse andmed aastast 2011, siis tõepoolest ta nii on. Muidugi, kui tahta nüüd neid ja seda ma olen isegi teinud mõnes artiklis, kui tahta analüüsida nüüd, mida tähendab näiteks vene rahvuse inimese jaoks ortodoksia või õigeusk, siis see on osa tema identiteedist. Eriti olukorras, kus ta elab nii-öelda emamaalt väljas. See on täpselt nii, nagu tegelikult ka väliseesti kogukonnad. Ka seal samas inimarengu aruandes räägitakse 3 rändeperioodist ja seal esimene ränne oli siis ütleme 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses, siis kui mindi kuhugi, peamiselt oldi tookord tollase Venemaa impeeriumi territooriumil, siis koguduse asutamine oli nagu üks esmaseid asju. Kirik või palvemaja oli üks esmaseid asju, mida tehti ja tegelikult ka see teine rändepõlvkond ehk siis pärast teist maailmasõda. Kui me vaatame, et välis-Eesti kogukonnas kohe asuti asutama kogudusi. Ma olen ise käinud nüüd viimastel aastatel koguduste sünnipäevadel, et 75 aastat mõnes välis-Eesti kogudusest või 65 aastat, siis see näitab, et kogudus aitas eestlastel hoida oma eestlaslikku või eestlaseks olemise identiteeti ja sama asi toimib ju tegelikult venekeelse elanikkonnaga, kes on valdavalt meil ju ortodoksed, ehk siis see on osa nende rahvusega kaasas käivast identiteedi komponendist. Ja kui niimoodi analüüsida, siis võib-olla need numbrid ei olegi nii erinevad, et luteri kirik, selge on see, et eestlaste hulgas on luteri kirik suurim täna. Aga muidugi ma tahtsin korra tulla tagasi selle nõndanimetatud linna legendiks saanud kiriku ja riigi lahutatuse teema juurde, et tõepoolest see on nii, et see on linna legend, et kui me võtame Eesti NSV põhiseaduse või konstitutsiooni, siis seal oli selgelt kirjutatud, et kirik on riigist ja kool kirikust lahutatud. Nüüd Eesti Vabariigi põhiseaduse loojad, kui nad oleks tahtnud täpselt sama printsiibi jätkumist, siis neil oleks pruukinud ainult see sama lause võtta ühest konstitutsioonist üle ja panda teise. Aga ei, mindi teist teed. Otsustati, et Eestis ei ole riigi kirikut. Ja antud juhul tähendab see tegelikult väga laia tähendus. See tähendab peaaegu, et nagu riigi religiooni või riigi maailmavaadet ei ole. Aga maailmavaade on ka ilmalikkus. See tähendab tegelikult, et meie riik on täna, mina loen põhiseadusest välja ja ma ei ole ainus seda, et meie riik on täna neutraalne kõikide maailmavaadete suhtes. Aga see neutraalsus tähendab mitte kõiki võrdselt eirav, vaid tegelikult idee järgi kõiki armastav, kõikidesse lugupidavalt suhtuv. Ja võib-olla siis tuleks arvestada neid proportsioone ühiskonnas, see on nagu ikka, et kui sul on suurem laps, on vaja suuremad riided osta, kui on väiksem laps, siis ostad väiksemad riided, aga sa armastad neid võrdselt. Ehk siis see riigi ja kiriku lahutatus on tõepoolest linna legend või selline müüt ja täna me räägime sellest, et kui me tähistasime eelmisel nädalavahetusel, ütleme siin mai lõpus tähistasime Eesti Evangeelse Luterliku kiriku 100. sünnipäeva. Tegelikult me ju samal ajal räägime 500 aastast luterlusest Eestis. Siis see 100 aastat tähendab just nimelt seda vaba rahvakirikut. See tähendab vabanemist riigi eestkoste alt või riigi juhitud kirikust. Ehk siis me oleme autonoomne, see tähendab seda, et meie juhtimised on eraldi riigis ja kirikus, aga kuidagi ei ole võimalik lahutada riiki ja kirikut, sellepärast et inimesed on ju samad. Tähendab, inimesed ju kattuvad. Et ei ole võimalik öelda, et pool minust on riigis ja pool minust on kirikus. Või et ma pühapäeval olen kirikus ja sel päeval niipea, kui ma kiriku lävepakust üle astun, ma astun riigist välja. Ja siis, kui mul jumalateenistus lõpeb, siis ma astun jälle riiki sisse. Et nii ei ole võimalik. Eesti president proua Kaljulaid on öelnud, et ilmalik riik on parim kaitse võõrusu mõjude vastu. Et mulle tuli kangesti meelde füüsikatunnis õpitu, et tühi anum ei saa ennast mitte kuidagi kaitsta, et sinna võib valada sisse mida iganes. Kas see vastab tõele või kas see võib olla niisugune vastus? Ma püüan mõista, mida president
silmas pidas ja ma arvan, et ma saan aru, mida ta silmas pidas. Ma arvan, et see on no, umbes seal taustal on see sama, mida ka minu mälu järgi Ahto Lobjakas on väljendanud, et kui religioonid muutuksid tugevamaks, kui ka kristlus saaks tugevamaks Euroopas, siis tuleksid sõjad. Ehk siis ma arvan, et president tahtis öelda seda, et usulised vastasseisud on ajaloos tekitanud konflikte ja pakkunud siis ja ta pakkus välja selle nii-öelda tänase justkui kehtiva kontseptsiooni, et meil ei ole domineerivat religiooni, mis tähendab seda, et konfliktide arv võiks olla minimeeritud, aga tõepoolest, see näide, mille te tõite Tühja Anumaa kohta, ehk siis ja see, mida ma siin enne viitasin, selle valge laigu kohta 13. sajandil, kui me nüüd, ja on ju terve rida neid inimesi, kes ütlevad, et see, mismoodi islam peale tungib, selline poliitiline, radikaalne islam peale tungib Euroopas, et see ei ole midagi juhuslikku. Ja kui nüüd keegi vaatab seda Euroopa kaarti, mida ka aeg-ajalt joonistatakse lähtuvalt sellest, kui kristlikud on siis või kui kiriklikud on siis Euroopa Liidu või üldse Euroopa riigid, siis täpselt samamoodi me näeme kõige helledamat laiku täna Eesti peal ja mis see siis võiks olla loogiline, kui nüüd peaks keegi hakkama mõtlema, et kuhu siis tulla oma uue ideoloogiaga, siis sa lähed ikka sinna, kus midagi ees ei ole. Aga see on nüüd väga selline teoreetiline ja võib-olla kõlab juba vandeneo teooriana, aga me teame, et kui me räägime maailma religioonidest, siis kristlus on missioneerimisele keskenduv. Ja see on olnud siis, see on ka tänase valdavalt kristliku maailma tulemus või ütleme siis nii, et kristlasi on 2 miljardit, ehk siis kõige suurem religioon on kristlus või ülegi selle. Ka islam on missionile orienteeritud. Ehk siis me ei saa rääkida ainult sellest, et islam on ainult kultuurikomponent, mis kaasneb inimestega. Täpselt nii nagu kristlus ei ole kultuurikomponent, siis ei oleks ju eestlased rajanud uusi eestikeelseid kogudusi, kui nad läksid kuhu iganes põgenikena. Ehk siis ta on ikkagi alati ka ideoloogiline, ta on ikka missioneeriv komponent. Juutlus ei ole näiteks niimoodi, nende printsiibid on teised, nemad ei käi, nad pigem jäävad oma kogukondadesse, ükskõik kus nad Eestis või mujalgi maailmas on. Aga islam on ka missioneeriv ja sellega me peame alati arvestama. Ja ma usun, et siin tekib päris loomulik olukord, nii kaua kuni tegemist on väga väikese vähemusega, kes kuhugi tulles kõigepealt keskendub oma toimetuleku teemadele. Me nägime Eesti kogukonnas seda sama. Ehk siis esimene põlvkond seadis ennast sisse, teine põlvkond oli suur eestluse põlvkond ja ideeline eestluse eest võitleja estopäevad ja mis seal kõik oli. Sama asi on toimunud ju ka teiste põgenikega, kes kõigepealt seavad ennast sisse, aga siis nad hakkavad ennast identifitseerima ja jõuavad oma juurte juurde. Jah, seda me näeme praegu ja osa nendest, tähendab, nad ikkagi, ega nad ei sulanud, nad ei lähe üle, nad ei muutu, nad säilitavad oma selle. Meil on olnud esimene ristimine juba muuseas Tartus. Ongi. Tõsi, jah. Kus moslem pöördus ristiusku. Just, üks meie põgenikest on täna juba ristiusku pöördunud. Aga see puudutab esimest siis rändajate põlvkonda või sissetulejate põlvkonda. See puudutab nüüd neid, kes on nüüd tulnud. Selge. No nii, hüva näide. Aga ei, ma tahan lihtsalt öelda seda, et see ikkagi nõuab meilt endilt enesemääratlust. Kui me seda ei esita ja siin on küll nüüd tõepoolest ka mina püüdsin aru saada proua presidendist ja arvan ka, et sain aru, mida ta selle ilmalikustamisega mõtles, nagu praegu peapiiskop meile seletas. Aga teiselt poolt tahaksin ma siiski, et meie president toetaks seda, et me oleksime ka selgelt enesemääratletud see nii kultuuriruum, kuhu me kuulume ja ka siis selles kultuuriruumis sinna juurde kuuluva või meid nii-öelda omakorda nii-öelda tähistajana oleva siis religioosse kuuluvusega. Jah, et defineerida, mis on võõras, peab kõigepealt saama selgeks, mis on oma. Ja kui oma on defineerimata, ehk siis see oma puudub, nagu meile tahetakse öelda, et me oleme riik, kus ei ole eelistust.
siis meil on väga raske öelda, et kõik muu on võõras, sest igaüks, kes tuleb, on samamoodi teretulnud. Tähendab, tema saab ka kohe omaks, kui ta tuleb, ehk siis omaks ilmalikus mõttes. Me eeldame täna seda, aga tegelikult see ei juhtu nii. Inimesed tulevad oma identiteedi, oma pärandiga ja kultuuriga ja paraku kui me tahame kaitsta oma, siis me peame kõigepealt ütlema, mis see oma on. Kas on elulaadi küsimus? Niivõrd kuivõrd. Kui me elulaadi vaatame, siis tuleme saate alguse juurde tagasi, kus te küsisite, et kas eestlased on kristlased või ei ole. Kui me vaatame oma elulaadi, siis me oleme tüüpiline selline tõsis, väga sekulaarne ühiskond, aga meie kultuuri osa on nii sügavalt kristlik, et meil ei ole vaja seda enam eraldi rõhutada. Aga häda on selles, et Eestis me teadlikult hakkame seda nagu ära unustama või isegi eirama. Olgu öeldud, et hiljuti oli 4 püha, mis kattus meie lipupäevaga ja ma ise rõhutasin oma kõnes, lipuheiskamise kõnes, et muu hulgas on ka 4 püha ja muu hulgas on tegemist Eesti Vabariigi riigipühaga. See on riigipüha, aga kuidas näiteks koolis, mis võiks ju eeldada kooli kontekstis, kus siis peaks õpetajad rääkima, millised on Eesti riigipühad, mis on suure reede tähendus, mis on ülestõusmispüha tähendus, mis on 4 püha tähendus, kui palju sellest tegelikult siis meie lapsi, kui palju nad teavad sellest, et meil on 4 püha, riigipüha, mis selle taust on? Miks meie selline religiooniteadlikkus on nagu peidetud tavateadvuse eest kusagile märkamatu tolmukihi alla või kas on nõukogude aja pärand või millest? No kindlasti on ta ka nõukogude aja pärand, aga ma ei tea üldse, kuidas või nii palju, kui ma tean, siis ikkagi meil on väga olnud suuri tõrkeid religioonide õpetuses koolides, kõigepealt üks asi on see perekond, aga seal on tõepoolest, ütleme, sõltub vanematest ja kõik see, aga seal on katkestus. Aga koolides, et see religiooniõpetus koolides on jälle sellesama linnalegendi taga, et kui sa hakkad lastele rääkima ja siis suurtest uskondadest, religioonid, isegi kui sa räägid Jumalast, kas või kuidas see metafoorina on ja nii edasi, kui ta üldse seda teemat puudutab, siis käsitletakse seda kohe vahetult missiooni tööle, millest siiski tuleb näha ka kahte erinevat tausta. Tähendab, üks on see, kui sa käid nii-öelda peale ja surud inimesel peale, loomulikult see tekitab igalööst ja tekitab tõrkeid, paljudest tõrkeid. Võib-olla mõnes ei tekita, mõni tuleb kaasa, muutub lausa fanaatiliseks, tunneb ennast haaratuna, mis siis teha? Ongi niimoodi, aga teiselt poolt see ei saa olla takistuseks, et valgustada siis maailma religioonides juba maast madalast lapsi ja anda nendele võimalus ise ennast siis määratleda. Kas nad siis võtavad omaks ühe religiooni või nad seda ei tee? Ehk peaks selle ümber nimetama kultuuriõpetuseks? No osa kultuuriõpetustest, kui nii palju, kuivõrd koolides seda antakse, siis muidugi seal käsitletakse, aga see sõltub väga palju õpetajatest. Ma nüüd ei tea, võib-olla peapiiskop teab, kas meil on programmides otseselt religiooniõpetust näiteks. Nii palju, kui ma tean, siis on need teemad plokkidena sees ajalookursuses, kindlasti kunsti- muusikakursuses ja ühiskonnaõpetuses ja inimese õpetuses. Ei ole võimalik vältida, eks? Ei ole võimalik, aga nii nagu te ütlete ka, eks see sõltub ju õpetaja enda valmidusest ja ettevalmistusest ja pädevusest neid küsimusi siis käsitleda. Kas ta läheb rohkem sügavamale või ta hüppab neist üle? Aga fakt on täna see, et Euroopa Liidust, kui me räägime Euroopa Liidust, siis on 2 riiki, kus riik ei hoolitse oma laste sellise religioonialase silmaringi eest. Need on Prantsusmaa ja teine riik on Eesti ja mõeldes nüüd selle peale, kas ilmalikkus päästab terrori ohust, siis me teame, mis on Prantsusmaal juhtunud, et sugugi mitte. Ülejäänud riikide ja siit ka siis tekib, et see nõukogude pärand on tegelikult paljuski vabandus, sest kui me läheme tõesti Lätti ja Leetu,
siis me näeme, et seal on ju täpselt sama pärand olnud, aga ometigi ei ole see valge laik seal nende maade kohtade peal ja seal on juba ammu lahendatud ära religiooniõpetuse küsimus, Leedu näide, seal on konfessionaalne usuõpetus, see tähendab seda, et need kirikud, kes on tegutsenud Leedu territooriumil rohkem kui 300 aastat ja need on tegelikult 3, kui me räägime kristlikest kirikutest, luterlus, õigeusk ja katoliku kirik, lisatakse siia veel ka teised religioonid, juudid näiteks minu andmetel. Neil on võimalus anda konfessionaalset usuõpetust koolides ja need, kes ei ole valinud seda, neil on selline laiapõhjaline religiooni lugu hõlmav maailmavaate õpetus. Aga ei ole nii, et kui sa religiooniõpetust ei saa, siis alternatiiv on valida vaba tund või varasem kojuminek või arvuti ja programmeerimine ja IT. Et päris selge on, niimoodi ei saa neid valikuid püsti panna. Ja selle puudumine on ka oluline takistus näiteks kirjanduse ja laiemalt võttes kultuuri õpetamisel koolis, kunstiõpetusel, ei saa Eesti kirjandust õpetada on võimatu, kui sa ei tunne piiblit näiteks. Kui sa ei ole lugenud seda või ei tunne piiblit või sa ei tunne piibli konteksti, sa ei tea, kuidas piibel on jõudnud Eesti, kuidas seda on tõlgendatud, kuidas ta on tõlgitud. See on võimatu. Ma pean kahjuks ütlema enda kohta täpselt samamoodi, et mu silmad avanesid ka kirjandusteadlasena ikkagi väga paljus pärast seda, kui ma natuke süvenesin piiblisse, kristluse ajalukku ja nii edasi, kui ma võtsin seda nii-öelda järeleaitamistunnina. Näiteks niisugused asjad. Minge praegu koolis rääkige, kust Karl Robert Jakobsoni esimene Isamaa kõne, millel see põhineb. Ja kogu meie rahvuslik ideoloogia, kogu see siis pimeduse ja siis valguse, pimeduse ja ärkamisaeg. Puhas, religioosne see konstruktsioon. Ja akadeemik Jaan Undusk kirjutas siis 1980. aasta lõpu artiklis selle lahti, kus see pärineb. Aga koolis me sinnamaale seda ei teadnud. Me võtsime seda kõike nii-öelda üks-üheselt. Mõtles Jakobson välja ja võt käis selle 700 orjaöö, mis oli pimeduse öö. Nii, see selleks. Aga võtame tõe ja õiguse. Minu jaoks oli täielik avastus. Igale õpetajale peab olema täielikuks avastuseks saama see, et tõde ja õigus, Tammsaare Tõde ja õigus, rääkimata Oskar Lutsu Kevadest. Oskartse kevad, see on kõige religioossem kirjandusteos Eesti kirjandus üldse. Nii et võetagu ette selle pilguga lugeda, aga sa ei saa selle pilguga lugeda, kui sa ei tunne, kui sa ei tea seda. Ma toon ühe näite kirjandusest, lastekirjandusest tegelikult. Nukitsameest me kõik teame ja suurepärane film ja filmimuusika ja näitlejad ja rääkimata siis sellest originaalteosest, aga kindlasti televaatajal on meeles see vähemalt filmi kaudu, kuidas Nukitsamees siis tema sarvi viiliti maha, kui ta metsast välja toodi ja need kasvasid kogu aeg tagasi. Tegelikult, kui lugeda Lutsu, siis selgub, et tema sarved kaovad ära siis, kui ta ristitakse ja ta saab nime. Ehk siis sai paganast kristlane ja see on väga oluline sümbol seal juures. Et loomulikult tol ajal ei saanud seda filmi tuua, ta on küll sealt kaudselt sees, seal arutatakse, need lapsed tulevad kõik kokku ja arutavad, mis saab olema selle poisi nimi. Aga selline komponent meie lastekirjanduses tegelikult. Kultuuritaust määrab, milline inimene on, et iga kultuuri ja tsivilisatsiooni aluspõhi on kantud vist religioonist. See võttes selle põhja ära, siis kas inimese kultuur, ka tema tsiviliseeritus laguneb? Ma eeldan küll, et tähendab, siin ma pean ütlema küll ühte asja, et inimese eneseteadvus on alati, ta tähendab, kujuneb ikkagi mingite siis suhestumiste pinnalt, siis loodusega, siis looduse tagusega, teiste inimestega. See on tema eneseteadvuse. Ja kui nüüd see eneseteadvuse, ütleme see suhestamisest alusest kaob ära see
üks võimalus, siis on ta vigane, võiks öelda. Võib-olla, et ta ju kujunegi välja. Ma ütleksin, et eksistentsialistide kombel ütleksin, et see inimene ei saagi inimeseks. Ta jääbki saamata, ta jääbki kujunemata, ta jääb nagu heljuma, nagu nii et niimoodi ma vastaksin sellele teie küsimusele, nii et see on niimoodi. No, mina küll usun päris selgelt, et religioon kujundab selgelt kultuuri või on selleks kultuuri või kultuursuse tõukeks. Küsimus on, mida tsiviliseerituseks pidada, et see on juba ise küsimus, et kas loodusrahvad, kes veel kuskil on säilitanud oma sellise looduslähedase elu, et kas nad on tsiviliseeritud või mitte, nad on oma kogukonnas ja oma keskkonnas kindlasti selles komberuumis, uus sõna, mida kasutatakse, on nad kindlasti tsiviliseeritud. Kas nad on meie jaoks samas võtmes tsiviliseeritud, on ise küsimus, aga ma olen nõus nende religiooni antropoloogidega ja religiooni uurijatega ja kes tegelikult väidavad, et inimene on oma loomult religioosne, ehk siis kui lasta inimesel rahulikult kasvada loomulikus keskkonnas, on see siis, ja see muuseas joonistub välja väga hästi Eestis, et vahet ei ole, kas inimene kasvab džunglis või kuskil avaral maastikul ja kogeb seda, mis teda ümbritseb ja annab küsimustele, püüab anda vastuseid. Täpselt sama toimub ju siin keset Tallinnat või ükskõik Eestis. See sama inimene, kes siiamaani on tulnud meie Eesti koolisüsteemist läbi, teda siiamaani ei ole selles küsimuses haritud nendes küsimustes. Ja nüüd tal tekivad need küsimused. Siis see keskkond, mis teda ümbritseb, hakkab teda mõjutama. On see internet, on see telesaade, kus räägitakse sensitiividest, on see jumalateenistus, on see kokkupuude võõra religiooni esindajaga ja see loomulik religioossus hakkab avalduma. Ja. Ehk siis ma olen nõus nendega ja julgen ise ka väita, et ateistiks inimene kasvatatakse teadlikult. Aga kui lasta inimesel loomulikult areneda või loomulikult kogeda seda, mis tema ümber on, siis on ta religioosne. Mitte tingimata kristlane või mitte tingimata moslem või budist, aga ilmselt siin nüüd see kohalik keskkond hakkab mõjutama, aga ta on religioosne. Ja seda muuseas meie sotsioloogilised küsitlused tegelikult kinnitavad. Sama Saar-Polli küsitlus aastast 2015, mida Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel iga 5 aasta tagant tellitakse, väga detailne, küsitakse inimeste arvamust kõiksuguste asjade kohta. Sealt tuleb välja, et ateiste ja ateismi poole kalduvaid inimesi aastal 2015 oli Eestis kokku ainult 17%. Kõik ülejäänud, nad ei ole mitte kristlased, aga kõik ülejäänud väljendasid oma sellist positiivset suhtumist nii-öelda teispoolsuse suhtes. Nad usuvad midagi, ehk siis nad on religioossed. Ja muidugi me võime öelda, et see on väga hea. Teatud mõttes ongi väga hea, sest sellega kaasneb üks väga oluline asi, mida ma tahan tegelikult positiivses võtmes Eesti kohta tuua. Tegelikult ma ei taju Luteri kiriku juhina. Ma ei taju tegelikult, et meie inimesed on kiriku suhtes vaenulikud. Absoluutselt. Ma tajun sellist positiivset neutraalsust. Ja selle koha pealt ma olen eriliselt õnnelik, et meie kirik ja kõik kirikud saavad Eestis tegutseda, sest see vabaduse aste ikkagi oma usku tunnistada, kuulutada, praktiseerida, mis tahes religioossel rühmal, kes ei ole nüüd kuidagi teiste suhtes ohtlik. See on maksimumi lähedane. Et jumal tänatud, et Eesti on selles mõttes selline, nagu ta on. Aga kahju on see, et me ei aita harida oma uusi põlvkondi, sest kui sa ei anna ette kas või fakte, on raske eeldada, et tulevad head otsused ja ühel momendil need inimesed, kes täna tulevad koolist, teevad otsuseid. Nad on meie poliitikud, meie ametnikud, meie mis tahes, kus nad peavad otsustama, aga kui neil ei ole seda alust, siis nad teevad tõenäoliselt võib-olla valesid otsuseid või siis ei oskagi teha otsuseid või ei julge neid teha. Kas see inimene, kes küll ütleb, et ta ei ole religioosne, et ta on ateist, samas uurib horoskoope ja sülitab üle vasaku õla, kui must kass üle tee läheb? Ta on religioosne. Igal juhul. Ja. Ma tahaksin võib-olla lisada sellele,
ma näeksin meeleldi lisaks sellele, et me oleme religioossed, et kuidagi see organiseerituse aste oleks rohkem nähtaval, et ei peljataks organiseeritust, ei peljataks sedagi, et ma kuulun sellesse kirikusse, et ma olen koguduse liige. Ma ei öelda seda, et peab nüüd siin tegema mingisugust kampaaniat, tulge siia või teise kogudusse, aga kõigepealt me peame respekteerima ja tunnistama loomulikuna seda olukorda, kui inimesed, et ma olen selle koguduse liige. Ja ma kuulun sinna, see on erakordselt tähtis. Ja see on nüüd see vana pärand, inimesed pidid varjama seda. Ma tahan sellega öelda veel seda ühte asja, et mul mõnikord tundub, et eestlased oma erakordses sügavuses on eriti usklik rahvas. Ja sellel osutas kunagi minu hea sõber, kadunud peapiiskop Jaan Kiivit juunior, kes ütles, et tal on üks suur käsitlus lausa Eesti kultuuri ajaloost. Ja selles samas käsitluses, aga hiljem ta, kui mul suusõnast on öelnud, et kogu aeg on mul see arusaamine, et eestlased on tegelikult väga sügavalt usklik rahvas, aga nende häda on see, et nad ka selles usus ajavad seda viimast taga ja kui nad seda ei saa, siis nad võib-olla pettuvad ja nad ei julge seda välja näha, et nad siiski usuvad. Vaat see on olnud siis Jaan Kiiviti sõna mulle ükskord, mis ta jagas ja mulle jäi see kuidagi väga meelde ja ma mõnikord mõtlen, et see on ikka nii, kui ma ikka vaatan mõnikord olukordi, kuhu eestlased on sattunud ja kus see nende eriline religioossus, kas või laulupeol, no ei ole religioossemat, sakraalsemat siis väljendus ja kooslust, kui just see laulupidu. Seal ta tuleb ju ilmsiks. Iga 5 aasta on hea seegi. Ma tahan lisada seda, et väga nõus sellega, et me peame hakkama julgemalt ka tunnistama seda, kes me oleme ja kui me oleme ükskõik ristitud või koguduste liikmed, et tõepoolest turvalises Euroopas, nii-öelda terrorismieelses Euroopas ei olnud see võib-olla nii oluline. Aga ma näen, et see on muutunud täna palju olulisemaks, et me seda teeme, et me seda julgeme teha ja ma tahan ühe asja veel lisada, et ühest küljest see, et me oleme kõik religioossed Eestis on ju väga, väga tore, samas see ei tähenda, et need inimesed, kes on leidnud enese jaoks, et neil ei ole religioosset maailmavaadet või nad on ateistid, väga tore, see ongi Eesti rikkus, et me kõik julgeme tunnistada seda, aga ma tahan tuua ühe komponendi siia juurde. Kirikud täituvad kriiside hetkedel ja kriisi hetkel, eriti kui tegemist on julgeolekukriisiga, on vaja riigil enamasti ka kedagi partneriks. Kui eestlaste valdavaks usuks on selline sünkretistlik kõige uskumine, siis ei ole riigil partnerit, kelle poole sa pöördud kriisi hetkel, et rahvast rahustada, lohutada, nii edasi. Et see on nüüd see koht, kus minu meelest tuleks päris teadlikult mõelda tänases Euroopas juba omamoodi kriisidega kemplevas Euroopas, kus riigi jaoks võib osutuda väga oluliseks see, et on siis see partner. Sest nendel hetkedel tullakse kirikutesse. Aitäh, härra peapiiskop Viilma ja härra professor Veidemann, et te tulite Horisondi saatesse rääkima meile kultuuri ja religiooni seostest. Teiega, kallid televaatajad, kohtume taas paari nädala pärast, jälgige telekavasid.